Nii, tere kõigile ja alustame järjekordse andmetarkuse webinariga. Seekord meil on siis juba 28. andmetarkuse webinar. Ja täna on meil siis selline väga huvitav teema, et fermenteeritud tooted ja siis mida siis andmed nende kohta näitavad. Ja siis ma mainin ka ära, et meil on siin see Q&A või K&V aken, kus saab siis küsimusi küsida, et siis Rain Kuldjärv, kes meil siis täna räägib meil sellest fermenteeritud toodete andmetest, et siis tema saab siis lõpus meie küsimustele vastata. Ja siis ma mainin ka ära, et meil 2 nädala pärast siis on järgmine webinar toimumas ja seal siis räägib Jüri Jõemaa ITL-i andmete nõunik siis andmevaldkonna kompetentsiprofiilidest, et miks meil siis selliseid kompetentsiprofiile on vaja ja mis siis tööturul selles valdkonnas toimub. Aga ma nüüd annangi kohe sõna Rainile ja siis palun. Aitäh, loodan, et minu slaidid on nüüd ilusti näha kõigile. Ja ilusti on näha. Jah, siis on väga hea, et ma siis alustan, et aitäh jälle kutsumast, et natuke vähem kui aasta tagasi rääkisime toiduandmetest ja natuke sellisest toiteväärtusest, et kõik valgud rasvad sellest ja kuidas need pakendile esitatud, mis seal taga on. Et nüüd natuke rohkem süvitsi räägime minu lemmikteemast fermenteeritud toodetest ja millised andmed seal on. Ja kindlasti toit on ju selline asi, et isegi kui igapäevatöös võib-olla kokku ei puutu, siis igapäevaelus me puutume kõik kokku, nii et ma arvan, et see teema tervikuna on midagi, mida igapäevaelusse kaasa võtta. Ja kiirelt lihtsalt tutvustan, et kes eelmine kord võib-olla ei sattunud kuulama, siis minu seos toiduga on see, et päeval ma olen toiduteadlane laboris, sellises firmas nagu TFTAC, mis on siis toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus, ehk siis fermentatsiooniga tegeleme igapäevaselt siin aktiivselt. Aga öösel on hobikokk, ehk siis pärast tööd, et kes teavad ka, et kui päevad on kiire, siis kõik sellised hobid jäävad õhtusse või öösse ja eriti siis selline toiduga mässamine. Ja siin on näide ka minus sellisest fermentatsioon ongi minu kirg, et kui muidu hoovikohvikutes on pirukad ja saiakesed, siis minu hoovikohvikus on ka just fermenteeritud toit. Ja julgen väita, et eestlased on ikka rohkem fermenteeritud toidu usku järjest rohkem pöördumas. Ja eks ma ise ka pingutan selle nimel, et sellest igal pool rääkida, sest esiteks ma usun, et see on tervislik ja teiseks, mida ma ka täna räägin natukene, on see, et ma olen ka näinud oma igapäevatöös laboris, et see päriselt on tervislik ja mõjub hästi. Ja minu siis eesmärk ongi fermentatsioonioskusi edasi anda, et siin on üks pilt lihtsalt, ma teen ka selliseid koolitusi toitumisnõustajatega, mis on hästi tore, et toitumisnõustajad on ju need, kes lõpuks soovitavad. Ja fermenteeritud toit on saanud ka Eesti toitumissoovitustesse sisse ja ma loodan, et ka koolitoitu näiteks jõuab rohkem fermenteeritud toitu, sest kui ma olen koolides käinud koolitusi tegemas, siis õpilastele tegelikult meeldib, noortele tegelikult meeldib seda katsetada, teha oma maitsele vastavalt ja kui nad ise teevad, siis nad seostuvad rohkem sellega. Aga mis natuke on probleem, et näiteks regulatsioonid hetkel mina olen aru saanud koolikokkadega rääkides ja üldiselt, et ei luba näiteks pakkuda sellist fermenteeritud toitu koolisööklates siis, nii et seal natuke nagu seda ruumi on. Ja kel rohkem veel huvi on, siis mul on ka selline kokaraamat hapendamise aabits, mis on tõesti hästi lihtne, et kõik, kes nagu tahavad alustada, saavad sellega alustada. Et ei ole selline keeruline kokaraamat, et kui võtad Gordon Ramsay raamatu, siis seal on natuke keeruline alati ja kus sa neid tooreneid saad, et siin on tõesti hästi lihtne. Ja mis on tore, et see on olnud populaarne. Ma loodan, et inimesed siis on rohkem hakanud kodus fermenteerima, eks see kodus toidu valmistamine on ka üks asi, mida ma loodan rohkem nagu edasi anda. Ja just nüüd alles eelmine nädal tuli selle raamatu 5. trükk, mis on kokaraamatu kohta väga tore, et tundub, et inimestele ikka fermentatsioon järjest rohkem läheb nii-öelda korda ja omaseks. Ja üldiselt ma armastan Eesti toitu kiirelt, et olen ka Eesti parima toiduaine komisjonis, pääsukese märgi komisjonis ja tegelikult ka parim talutoit, nii et selline Eesti toit on minu igapäevaelus väga tihedalt seotud.
Aga nüüd fermentatsiooni juurde, et osad on mulle öelnud, et miks sa kasutad sõna fermentatsioon, et see on ju nagu ingliskeelne sõna. Tegelikult eesti keeles on kaks sõna, aga need ei ole samaväärsed, et kui me räägime kääritamine, hapendamine, siis fermentatsioon on nende üldmõiste. Et kääritamine on siis ikkagi, kui me teeme näiteks suhkrust alkoholi, kääritame veini, kääritame õlut. Hapendamine on siis, kui suhkrud muutuvad orgaanilisteks hapeteks, näiteks tekib äädikappe, piimappe, teeme jogurtit, hapupiima. Et neil on tegelikult väga selge vahe ja sellepärast ma kasutangi sõna fermentatsioon oma igal pool jutus, et ma räägin nagu kogu protsessidest. Ja siis tulebki eristada, et meil on 3 sellist mikroorganismide gruppi. Ei ole sellist asja olemas nagu pärmibakter, kui te võib-olla olete mõnikord kuulnud sellist terminit, et on ikkagi pärbid, bakterid ja hallitused, sellised suuremad mikroorganismide grupid, kes siis kõik teevad fermentatsiooni. Me loomulikult eelistame, et see on selline positiivne, aga ka roiskumine on tegelikult fermentatsioon iseenesest. Veel üks sõna võib juurde, aga see on nagu negatiivne ja see me toidu kontekstis nagu kasutame ainult negatiivses faasis. Ja oluline on siis eristada hapendamist või seda fermentatsiooni tervikuna, aga hapendamist siin pildi peal marineerimisest. Et marineerimisel on see, et äädikas on varem juba tehtud, üldjuhul ka kas äädikappebakterite poolt toodetud. Äädikat võib muidugi ka tehniliselt toota, aga tihtipeale ikkagi äädikappebakteritega, aga hästi kange äädikappe lahusega siis meie marineerime. Fermentatsioonil tekib äädikat loomulikus protsessis ka alati natukene. Ja vaadategi üle, et kui me fermentatsioonist räägime, esmalt teeme selgeks, miks ta kasulik on. Et see on ikkagi oluline, et kui ma ütlen ka, et ta on nagu tervislik, siis esimene ongi, et tervislikud tooted, need on elusad tooted, eeldusel, et nad ei ole pärast pastöriseeritud, läbi kuumutatud. Nad sisaldavad siis pre- ja postbiootikume. Probiotikumid on üldiselt tuttavad inimestele, need on need elusad bakterid, neid võib kapsliga ka osta, aga parem on kindlasti neid saada sellisest toidust. Prebiotikumid vahel ei teata, see mõiste tähendab siis tegelikult kiudaineid ja need on siis toiduks nendele probiotikumidele ehk prebiotikumid on toiduks probiotikumidele. Ja see ongi, et isegi kui sa neid probiotikumi näiteks kapsliga võtad, aga kui sa piisavalt kiudaineid ei söö, siis sellest nagu kasu otseselt ei ole, sest need bakterid jäävad nälga ja nad ei anna nagu pikaajalist efekti. Ja postbiotikumid on igasugused ained, mida siis need mikroorganismid toodavad. Näiteks nad toodavad vitamiine, lühikese ahelaga rasvhappeid, erinevad signaalmolekule, pärast vaatame ka natukene konkreetsemalt, et kõike seda kasulikku, mida nad siis toodavad. Siis kindlasti uued põnevate maitsetega tooted ja mis veel, et võimalus suurendada köögivilja tarbimist, mis ikkagi ka terviseuuringud TAI andmetel, siis Tervise Arengu Instituudi andmetel on siis ikkagi probleem, et me ei söö piisavalt köögivilju. Ja igaüks võib mõelda, kas ta Brüsseli kapsast sööb, aga ma võin nüüdseks öelda, kuna ma neid koolitusi palju teinud, kus me saame kokku ja hapendame ja ma annan maitsta, siis inimesed, nüüdseks on mul ju peaaegu 20 inimest, keda ma olen kohanud, ütelda, et nad muidu Brüsseli kapsast üldse ei söö, aga hapendatult neile see maitseb, et lausa sööb veel. Et see on nagu hästi tore, et soovitan pärast siin ise ka proovida, et hapendada Brüsseli kapsast ja trikk on selles, et 3-4 minutit võiks neid enne keeta ja siis hapendada. Siis tuleb just selline mõnus, natuke ei jää nagu liiga toore kapsa maitsega ja tuleb selline päris mõnus. Et olen päris palju inimesi kohanud, kes on nagu muutunud oma arvamust nende Brüsseli kapsaste suhtes. Kindlasti on ju miks üldse fermentatsioon ajalooliselt on hästi oluline, on pikem säiluvusaeg ja läbi selle me viskame vähem toitu ära. Minul on näiteks selline vanim kimchi külmkapis olnud 6 kuud, siis ta lihtsalt sai otsa. Ma üritan hoida veel pikemalt, aga kahjuks tavaliselt saab otsa, nii et tegelikult see säiluvusaeg, kui õige temperatuur on tagatud, on väga pikk hapendatud toodetel. Tore on ka see, et koledate köögiviljade ärakasutamine, et poes muidu neid võib-olla kõige kõveramaid või niisugused paprikaid või kurgiks ei võeta, aga hapendadus näiteks kimchid, hakitud kimchid teha sobib väga hästi. Kõrgem lisandväärtus, see on ka see, et öeldakse, et nagu meil ka metsandussektoris, ärge viige puid välja, vaid tehke mööblit ja viige välja, siin on samamoodi, näiteks kimchi näitel, et Kadarpiku, kellega ma koostööd oleme teinud, nemad on nüüd Baltikumi turul oma kimchiga, et teed siin kimchi valmis ja saad kallima hinnaga edasi müüa, et selline lisandväärtus ka tööstuse mõttes. Ja kindlasti ei tasu unustada vastukaaluks selline traditsioonid ja rahvuslik identiteet, et tavaliselt ma küsin, igaüks saab mõelda, et mis on selline fermenteeritud toit, mida minu väite ainult Eestis tehakse, võib-olla süüakse natuke laiemalt, aga ütleme, et ikkagi Eesti on selle autormaa, et igaüks saab mõelda, kui mul meelest ära ei lähe, siis saab keegi meelde, et ma loengu lõpus ütlen, seni saab igaüks mõelda. Aga räägime siis rohkem sellest tervislikkusest ja ma valisin
Üks slaid tahtsin enne öelda, et metsik fermentatsioon, võib-olla olete sellist mõistet kuulnud, et kui ma fermentatsioonist räägin, vahel öeldakse metsik fermentatsioon, et ma kunagi pidasin Eesti Teadukateemias sellise tudengina sellise 3 minuti loenguvõistluse, on siin YouTube'i link, pärast saab seda jagada, et see pealkiri oli siis metsikupärmi metsikus ja kultuurpärmi kultuursus. Et metsikud pärmi näiteks vanasti siidrist rääkides hästi palju kasutati või selline nagu alkoholsed jookid, et see on nagu metsikult kääritatud. Ja siis vastutaaluks võib-olla olete kuulnud terminit kultuurpärm. Ma kogu loengut ära ei räägi, aga põhimõtte räägin selles mõttes ära, et kui me räägime, et tegelikult on kõik bakteride pärmid kunagi olnud nii-öelda metsikud, nad elavad seal looduses kuskil, toimetavad, aga mis on siis inimese arengu jooksul tekkinud, on see, et inimesel tekkis oskus neid eraldada. Näiteks vana hea Petri tassi peal külvad mingisuguse koosluse kokku ja iga see täpike on erinev näiteks liik või siin võib mitu sarnast, aga ütleme, et igaüks, siis me saame nad üksteist nagu eraldi. Ja siis jällegi teadus arenes ja tootmine arenes, meil on võimalik neid toota, näiteks kasvatada sellises reaktoris, sa põhimõtteliselt võtad sealt ühest täpikesest natukene seda kultuuri, paned ta nii-öelda heasse kasvukeskkonda kasvama ja selliselt saamegi toota siis seda nii-öelda kultuurpärmi, näiteks veinipärmi, aga võib-olla kõige tuntum on teie jaoks selline küpsetuspärm, et seda siis ongi võimalik, et ta on nagu ühte tüüpi, üks nii-öelda tegeleme sellest valikust ja me toodame teda hästi palju, kasvatame teda nii-öelda piltlikult öeldes ja saamegi seda toota. Ja mis on veel, et kui me veel kultuursemaks tahame muutuda, et see ongi siis kultuurpärmiks nimetatakse sellist, keda me saame niimoodi osta ja kasutada konkreetselt. Aga veel kultuursemaks tegelikult on võimalus neid ka õpetada. Kõige lihtsam näide on näiteks nende alkoholitolerantsi saab kasvatada, et kuidas saada veel kangemat või kõrgemat kraadi ja kuidas see kasvatamine või treenimine näiteks alkoholi puhul välja näeb, on see, et järjest pannakse seda ühte pärmikultuuri järjest nagu samm-sammult kangemasse alkoholilahusesse ja tugevamad, nagu öeldakse, jäävad ellu, kogu aeg toimuvad mingid geenimuudatused, mingid arengud ja kui niimoodi kogu aeg nagu niimoodi tolerantsi kasvatada, siis me saamegi lõpuks nende alkoholitaluvust näiteks kasvatada. Ja siis me saame seda nii-öelda treenitud kultuuri jälle toota. Nii et sellised tegelikult ongi, et kõik niisugused starterid või me kasutame sõna starterid, ütleme, kui te ostate pärmi, veinipärmi, šampanjapärmi, mingit jogurtikultuuri, ka neid samu probiootikume. Need ei ole kuidagi tehislikult aretatud, sest GMO-sid ei tohi ka Euroopa Liidus kasutada. Üks variant on muidugi teha geenmuudat asju, aga kuna Euroopa Liidus neid niimoodi kasutada ei saa, siis tegelikult need ongi loodusest võetud ja lihtsalt nii-öelda kodustatud, ütleme nii nagu me püüaks mõne looma kinni loodusest ja hakkaks teda kodustama. Aga nüüd ma valisin selliseks võib-olla näitetooteks, ma ei tea, kui suured huvilised kombutša osas olete, kombutša, millest ma siis räägin natuke täpsemalt, näitan, milliseid analüüse tehakse ja kuidas me siis neid tooteid uurime. Aga kombutša tutvustuseks kiirelt, see on see nii-öelda vana nimetusega teeseenejook, talle pandi nüüd moodne nimetus kombutša, et kui nõukogude ajal oli teeseenejook, ma tean, et paljud ütlevad, et see oli vanaemadel kuskil ja väga hapu ja hirmus oli. Nüüd see moodne kombutša on pigem selline magus, et ta tegelikult on alati äädikane, tõenäoliselt kerge gaasiga, aga pigem tänapäeval magus, sest inimestele meeldib magus maitse paratamatult rohkem kui selline väga äädikane. Ja teda on tegelikult väga hammu tarbitud Hiinas juba ning see kombutša siis erilisus on see nimetus on Scooby, see nii-öelda see hirmus tegelane selline natukene, ei näe väga hea välja, aga tema nimetus on Scooby. Ja see Scooby tähendab siis, need tähendavad symbiotic culture of bacteria and yeast, ehk siis sümbiootiline kooslus bakteritest ja pärmidest. Pärmid ja bakterid koos, pärmid siis toodavad alkoholi ja bakterid toodavad alkoholist äädikapet ja ka muid orgaanilisi happeid, sõltuvad, mis bakterid on. Nii et siit on näha, et tõenäoliselt seal on mingi kogus alkoholi ja me kohe vaatame, kuidas meil siin Eestis poetoodetes nende alkoholiga on. Aga see nii-öelda kole asi seal, tegelikult see ei ole midagi muud kui tselluloos. Tselluloosi kindlasti olete kuulnud, et puit on tselluloosist, on ju nii-öelda palk põhimõtteliselt, aga see on natuke teine, et ta nagu molekulide mõttes on tselluloosiga sama, aga kuna bakterid teda toodavad, siis erinevalt puidust, kust tselluloosi vahele tekib puidu tekkimisel näiteks ligniini ja igast muid asju ja ta ei ole nii tihedalt kokku pakitud, siis tselluloos on hästi tihedalt kokku pakitud. Nii et ta erineb oma tekstuurilt, aga molekulide mõttes ta on nagu tselluloosiga sarnane.
ja mida siis sellega tehakse, näiteks üks lahe näide, et sellest on tehtud isegi riideid, et teda võib nimetada selliseks bakteriaalseks nahaks või midagi sellist, et ja sellest on tehtud minu teada ka snäkke, et seal nagu mõtteid on. Aga riiete suur miinus naljaga pooleks visates pidi olema see, et muidu on kõik okei, aga kui vihma sajab, siis ta muutub jälle selliseks keeljaks tarretiseks, nii et see ilmselt väga meeldiv ei ole. Aga nüüd mul on siin lihtsalt siis näide uuringust ja ma võtan oma laserist ka välja, et ma olen võtnud siin nimed ära, sest see uuring tehti, ma mäletan, koroona ajal ja kindlasti siin 5 aastaga poetooted võivad olla muutunud, et mitte nagu hakata brändidega otseselt seostama, aga siin on kõik iga selline nii-öelda osa siin lõpetades siis selle lilla kriipsuga summaga on siis üks toode, mis oli kaubandusvõrgust siin koroona ajal saadaval, kombutša, ja siit on näha, kui erinevad need kombutšad on, et kui me vaatame siin maksimumsuhkrusisaldus oli peaaegu 6 lähedal, siis tegelikult oli ka sellised 3 lähedal ja te näete, et ka suhkruprofiilid on täiesti erinevad, et näiteks ühes on hästi palju fruktoosi siin, et ühes jälle hästi palju sahharoosi, et ikkagi need suhkruprofiilid on päris erinevad. Aga mis isegi veel huvitav on happed. Et kombutšas on väga levinud äädikape kindlasti ja mis näitab tavaliselt fermentatsiooni on glükoonhape, et glükoonabakterid, mitte et ta peab olema nagu 100%, aga ütleme selline 95% kombutšades on glükoonhapet. Ja selliselt tegelikult saab ka vaadata, kas see kombutša nagu on nii-öelda mõnes mõttes õige kombutša, ma pärast näitan näiteid ka, või mitte. Ja üks kombutša selles uuringus ikkagi jäi meile nii-öelda vahele, et esiteks tal oligi näitas ka, et glükoonhapet ei olnud ja teiseks loomulikult ka see ei ole nagu 100% alati välistav, aga vaadates, mida ma kohe näitan ka neid mikrobioloogia tulemusi, siis seal ei olnud ka kedagi nagu reaalselt elus. Sel hetkel ma ütlen mitte liiga teha kaubamärkidega, sel hetkel see oli üks Poola tootja, kes tõesti kirjutas veel peale probiootikum, millest me eelmine kord rääkisime, et ei ole üldse lubatud, aga see oli näha, et ta tegelikult oli limps, et ta polnud üldse mingit fermentatsiooni läbinud ja niimoodi süvitsi happeid, suhkruid, baktereid uurides on tegelikult seda võimalik nii-öelda teada saada. Ja nüüd kõige huvitavam võib-olla, eriti kui keegi on maksuametist veel, aga et palju siis kombutša etanooli sisaldab, et me oleme kuulnud siin keefir sisaldab etanooli, siin on jällegi kõik need tooted siis, siin on kusjuures see limonad, et siin oli 0, mis on jällegi, nagu ma ütlesin, ta näitab, kõik märgid näitasid, et ta ei olnud fermentatsiooni läbinud. Ja tegelikult on päris huvitav, ma ei tea, kas kõik teavad, aga maksu mõttes on ametlikult alkoholne jook hakkab siis, kui on 1,2% volli. Ehk siis kuskilt siit läheb piir, kus peaks tegelikult selle toote registreerima nii-öelda alkoholseks joogiks ametlikult. Muidugi kombutšalega ongi, et sa pakendad ära, ta käärib võib-olla seal poe ees veel edasi, aga ikkagi päris mitu ja kõige suurem oli isegi 2, nii et tegelikult tasub mõelda, et kombutšas ikkagi alati natuke alkoholi on, sest seal on pärm ja suhkur, et kui pärm ja suhkur elavad koos, siis alkohol ikkagi tekib. Et sellega tuleb arvestada, et selline 0,5 kuni 1 ta siin on, et kindlasti siis ütleme väiksematele kombutša huviliste lastele siis pigem mõõdukalt, aga ma teen alati seda nalja, et kui olid need kaljaautod vanasti, et ega need kaljad ka seal ei olnud ju pastöriseeritud, need kollased kalja nii-öelda pütid, et nad seal päeva lõpuks olid kindlasti võib-olla rohkem isegi õlle poole kui kalja poole. Ja bakterid ma siin pikalt ei peatu, aga lihtsalt näidata, et need kombutšad tõesti on päris kirjud ja näiteks need 2 sarnast olid ühe ja sama tootja omad lihtsalt erineva maitsestusega, et see bakterite profiil on tõesti nagu väga kirju ja siit siis toiduteadlased vaatavadki, et näiteks kas siin on piimapebakterid sellised kasulikumad, et millised siin need vahed on. Ja loomulikult me otsime siis neid nii-öelda tervisega kasuga rohkem baktereid. Ja pärmide profiili vaadates on kusjuures isegi rohkem sarnasust, nagu te näete, kui niimoodi kiirelt silmaga vaadata, et pigem on need domineerivad pärmi nagu sarnased, et kuigi on väga erinevad tootjad. Ja lihtsalt siin ma pikalt ei peata, aga siin ka Tallinna Tehnikaülikool nüüd natuke hilisemalt paar aastat tagasi viis läbi põneva uuringu, et kombutšaga on see probleem, et ta nagu käärib poes edasi, eriti need, mis on nagu naturaalsed, et kui me vaatame, võib-olla võtan siit altpoolt, et tihtipeale nad võivad käärida nagu poes edasi ja siis see suhkrusisaldus võib olla väiksem, näiteks siin on karukombutša, väga hea sellised kõrged numbrid nende bakterite arvu suhtes ja kui neil pakendil oli 3,5, siis tegelikult on jah, et ta oli veel natuke nagu edasi käärinud. Ja siin erinevad siis nii-öelda näha on, et näiteks mõned, ma mäletan, et Rudi kombutša oli küll natuke aega tagasi, nemad olid alati need, kes väitsid, et hullult nagu unpasteurized ja probiootiline, aga tegelikult analüüsid näitasid neil väga seal kedagi nagu elusat sees ei olnud. Nii et probiootiline tegelikult
teda ei tohi kirjutada, nagu ma ütlesin, pakendile, millest veel kord pikemalt rääkisime, aga ütleme, et selleks, et anda hinnanguliselt, et üldse nendel bakteritel mingi mõju oli, siis tegelikult vähemalt 1 miljon sellist colony forming unitit võiks olla seal tootes, et üldse midagi väita. Ja päevas võiks tarbida, tegelikult öeldakse, neid baktereid, selliseid kasulikke piimapabaktereid kuskil 100 miljonit, ehk siis või kuni miljard. Ja mida peab arvestama, kui me siin kaloritest räägime, siin osad selle zero sugar, siis tegelikult orgaanilised happed annavad kalorid ja mida kindlasti ei tasu ära unustada, ka etanol annab kaloreid, et kes siin niimoodi võib-olla kiirelt rehkendab, et valgud ja suhkur annavad 4 kilokalorit grammi kohta ja rasvad siis 8, et siis tegelikult see etanol on pigem ka päris kõrge kalori andlu, annab päris palju kaloreid. Ja kindlasti ka meeles pidada, et suhkruvaba tegelikult ei tähenda alati täiesti nagu 0,0, vaid suhkruvaba ametlikult on siis alla 0,5, et eelmine kord rääkisime ka natuke nendest reeglitest. Ja nüüd lubasin siis näite tuua, et Captain Kombucha, tegelikult selline huvitav toode, väga lai kaubamärk. Ja eelmine kord ka vist mainisin, aga igaks juhuks räägin siis, kes on uued kuulajad, et tema siis erineb sellest, et ta küll on tehtud nii nagu kombucha, selle skuubiga kääritatud, aga mida siis pärast tehakse on nii, see on ka pakendil kirjas, aga kui lihtne seda nagu kohe mõista on, kui igapäevast fermentatsiooniga ei tegele, on see, et pärast kääritamist filtreeritakse nagu kõik muud mikroorganismid välja, seda saab filtriga teha, ja lisatakse ainult ühte Bacillus coagulanssi, mis on siis selline spoori moodustav bakter ja tema on siis see, et nad võivad öelda pakendile, et ta sisaldab seda elusaid mikroorganisme, aga tegelikult ta ei ole nagu selline mitmekesine profiil nagu tavalisel kombuchal, kui te kodus teete, vaid ta on nagu ühte tüüpi bakterid hästi palju. Ja see on ka põhjus, miks kui näiteks Captain Kombuchat hakata ise nagu starterina kasutama, et sa teed magusa tee, kallad selle Captain Kombucha sinna peale, siis tegelikult kahjuks juhtub nii, et ta ei moodusta sellist nagu skuubit nagu teised, et kuna tal on hoopis teine bakter, see, keda on hästi palju. Et ma olen ise ka sellest nagu katsetanud. Ja teine toode, mis kusjuures on huvitav, et ka Captain Kombucha on toatemperatuuril müügil, kuna see bakter nagu toatemperatuuril niimoodi ei aktiviseeru. Kui sa sellise elusa kombucha, mis on suhkrus ka veel, jätad toatemperatuuril, need hakkavad teatavasti, need klaaspudelid hakkavad mingid plahvatama. Siis siin on vastupidine näide, et siin on lisatud siis piimapabaktereid ja see on ka ja need on siis nagu ka toatemperatuuril stabiilsed, et seda toodet näiteks müüakse toatemperatuuril. Ja veel siin näiteid, hakkabki vaikselt aeg otsa saama, aga millegist tegele, et kogu see fermentatsioon on selles mõttes hästi oluline, mida meie andmetega teeme, me jälgime hästi dünaamiliselt, kuna fermentatsioon on kogu ajas muutuv. Et mul on siin küll ingliskeelne tekst, aga näited, et kiirelt räägin, et siin on kimchi näiteks suhkrute profiil alguses enne kääritamist ja siis me tegime katse, kääritasime kimchid 15 kraadi juures, 20 ja 25 kraadi juures. 4. päeva suhkrute tulemused, 7. päeva ja 14. On näha, kuidas see, mida me jälgime siis, milliseid suhkrut tarbitakse, kui kiiresti, millised on eelistatud ja lõpuks ka, et kas kõik on ära tarbitud, et siis me saame hinnata, kas fermentatsiooni potentsiaal on lõppenud või mitte. Ja siin ka näiteks siis esimene oli siis kimchi ja teine oli siis hapukapsas, et on näha ka, et ikkagi tarbitakse. Siis on näha, et näiteks fruktoos on siin antud juhul eelistatum, et enne fruktoos süüakse ära ja siis glükoos. Ja näiteks siin koosluste mõttes jälgime samamoodi ja mida me saame ka jälgida on veel see, et me saame jälgida total ehk siis kogu, see on siis DNA põhjal saame jälgida, kes on seal tootes olnud ja mis on siis PMA, me saame jälgida nagu elusaid, näiteks RNA põhjal, et kes on elus sel hetkel, sest osad surevad ära, uued tekivad, et see on päris hea võrdlus, et ongi näha see sama ajapunkt, 15 kraadi juures kääritamise lõpus on näha, et ikkagi total ja elus ikkagi erinevad, et mitte küll drastiliselt, mis on nagu loomulik, aga ikkagi erinevad. Ja sama näide ka siis hapukapsa kohta, et siin on isegi natuke sarnasemad, et selliseid nagu teadmisi on võimalik teha ja see aitab meil teha nagu paremaid järeldusi ka toodete kohta. Ja lihtsalt siin üks näide veel, teistpidi jällegi näide, et kuidas ajatelg on küll päevades natuke, ei ole nagu ühtlane, aga on näha, kuidas kui alguses on hästi palju erinevaid baktereid, siin on perekondade nimed, kui me liiginimeks läheks, siis läheks pilt väga kirjuks ja on näha, kuidas see fermentatsioon toimub ja mida teadlastel ongi huvi, et mis hetkel keegi on ja kas keegi toetab. Näiteks siin on näha, et leukonostakk on see esimene, kes võtab nagu väga üle, siin 4. päevaks on tema muutunud väga domineerivaks, loob tingimusi jällegi teistele latilactobacillile ja lactiblantiebacillusele ja siit levilactobacillus ka, et nad nagu
ühed võtavad üle, loovad tingimusi, langetavad pH-d ja annavad võimaluse teistele veel kasvada. Et selliste andmetega me saamegi nagu vaadata, et panna ka see starter kokku, et kui me näiteks tahaksime luua uut starterit, et kimchit teha, nii-öelda abistav starter, olete näinud, jogurtikultuur näiteks, siis ei piisa näiteks sellest, et me võtame ainult need 3 bakterit, kes siin lõpus nii-öelda elus on, vaid me peame ju selgelt kaasama ka näiteks tema, selle leukonostoki, sellepärast et tema on see, kes aitab neid eeltingimusi luua. Et siin on ka üks võib-olla trikk, mida vahel küsitakse, et kui hapukurk on näiteks valmis, nüüd lähen natuke niisuguse elulisema teksti juurde tagasi, kas see on okei, kui ma võtan selle vedeliku ja kallan nagu uutele kurkide peale. See on selles mõttes okei, et kindlasti see töötab, aga see tulemus ei tule võib-olla sama ja minu kogemus ütleb nii hea, sest me rikastame nagu siis nii-öelda valitud sektsiooniga, näiteks ka kimchi puhul, et me valiks siis ainult need, aga tegelikult nagu te näete, alguses on ju see oluline, et näiteks sellisel juhul, kui ma kimchiga teeksin samamoodi, et võtaksin selle nii-öelda juuretiseks siit, siis näiteks leukonostoki ma suruksin kohe alla, aga tema annab ka sellised olulised nii-öelda olulist maitse nüansse ja kõike sinna sisse. Nii, aga ma vaatangi, et mul hakkab vaikselt aeg siia sattuma, et tervisemõju uuringust ma eelmine kord ka natuke rääkisin, aga see ongi siis teema, mida me oleme siin teinud, et kui ma räägin nüüd sellest fermentatsioonist, et siis me olemegi uurinud selle tervise mõju, et kuidas ta just mõjub. Ma vaatan, kus mul vist läksin, jah, et siin ongi võib-olla selline viimane slaid, et kuidas me uurime tervise mõju, sellest ma eelmine kord natuke rääkisin, ongi siis just, kuna need bakterid peaksid mõjutama meie mikrobiomi, siis me uurimegi nii-öelda üks näide, kuidas mikrobiomi uurida, ongi siis selline nii-öelda fekaaliproovi alusel ja kas on olemas tervislik toit, et tegelikult otseselt nagu ei tohi öelda, et toit on tervislik, aga kindlasti ta on toidud, mis mõjutavad meie tervist paremini ja üks selleks ongi näiteks fermenteeritud toit. Et ma jätangi võib-olla selle siia slaidi ette, see on minu viimane slaid hetkel, et milline toit teeb õnnelikuks, võib-olla ma võtangi selle kas küsimused või keegi tahab ise vastata, võite chati kirjutada, et kuulangi võib-olla siis niimoodi küsimusi ja keegi võib vastata ka sellele minu küsimusele siin. Jah, siin väga palju küsimusi ei ole tulnud, aga jah, et sinu küsimused, mis meil siin Eestis võib-olla kõige nagu iseloomulikum fermenteeritud toode on ajalooliselt, et ma siin ise mõtlesin, et kuna ma ise ka teen seda rukkileiba, et siis ma just mõtlesingi, et see võib-olla see rukki või selline juuretise musta leiva või rukkileiva tegemine, et see on Eestis väga niisugune vana traditsioon olnud, on ju, et see on ka küll fermenteeritud, küll me küpsetame selle hiljem, aga just. Ja, ta on ikka fermenteeritud, tähendab, see protsess hõlmab fermentatsiooni. Just. Aga see ei olnud muidugi vastus, mina mõtlesin, et seda teevad ka meie lähinaabrid nii-öelda. Ja. Aga mina mõtlesin sellist vastust, mida siin ilmselt mis ta nüüd on, paar nädalat tagasi kõik sõid, on tegelikult vürtsikilu. Et see on ka fermenteeritud, eriti head ongi need kilud, kus pannakse terved kilud nagu sinna soolvette koos vürtsidega. Et muidu, kui lihtsalt filee panna vürtside kokku, siis ta on nagu vürtsitatud kilu. Aga just kui panna see terve, sest seal soolestikus on see mikrofloora, kes tegelikult mõjutab selle kilu nagu nii-öelda küpsemisprotsessi või seda fermentatsiooni. Et ja see on tõesti selline toode, mida ikkagi lätlased pigem teevad seal oma sprotte, et ta on tõesti väga Eesti-keskne. Ja siin 2 kommentaari on tulnud, just nüüd tuli, et ka see kaerakiissel ja kaerakile, et mida me mäletame, vanaemad keetsid, et see on ka üsna iseloomulik Eestis. Ja see on küll eriti Lõuna-Eestis on ju ja seal võib-olla Lätis ka natuke, aga just ja nüüd on ju see natuke nagu selles mõttes tagasi tulnud, et nüüd tänapäeval lihtsalt jällegi, kui kombutša on ka moodsa nimega, siis seal on, ta on siis kaera vegan jogurt nii-öelda või jogurti alternatiiv või kuidas öelda, et see põhimõtteliselt on nagu natuke sarnane, mitte küll sama, aga sarnase ideega. Just. Ja siin üks küsimus on ka, et mitmeprotsendilist soolalahust tuleks näiteks peedi hapendamiseks kasutada, et milline see kõige optimaalsem on? Mul protsenti peast ei tea, aga lihtne retsept on siis, et 1 liitri vee kohta 2 suure supilusikatäit niisuguse kerge kuhjaga soola, et see on võib-olla siis isegi lihtsam kodus järgida. Ja, sest 1 supilusikatäis, ütleme selline üldine nagu reegel on, et see on mingi 15 grammi, et siis ikka 30 grammi enam-vähem sinna. Jah, see on siis sobib niisugune.
jah, et 1 liitri vee kohta. 1 liitri vee kohta just, et ja Just. peediga on selles mõttes tore, et kas mõnele meeldib toores peet, et võib toorest peeti hapendada, aga mõnele toore peedi maitse ei meeldi. Ja siis mina olen näiteks ka seda proovinud, et ma olen ostnud seda aurutatud peeti, noh, nii-öelda natuke kiirem ka, selle lõiganud parajateks sampsudeks ja seda hapetanud ja väga inimestele meeldib, et tal just meenutab seda natuke nagu seda marineeritud peeti, aga ta ei ole nii krehtine ja ta on palju tervislikum. Jah, siin veel üks kommentaar on, et hapurokk oli lapsepõlves üks asi, mida vanaema tegi, aga keegi ei tea täpselt, et millest seda tehti. See vist sõltus piirkonnata, aga ma tean, et seal oli nagu selline väidetavalt kartulipuder, mida lasti nagu hapneda. Et minu kultuuris seda või noh, see, kus mina elasin vanaema juures ei olnud, aga ma tean, et teatud piirkondades oli selline olukord ja see oli väidetavalt siis hapnenud kartulipuder, aga võib-olla, aga piirkonniti võib see olla erinev, nii et need nimetused. Ja just, et ma just mäletan ka seda kaerakile, et seda tehti ja minule see absoluutselt ei istunud, aga mul näiteks vend oli, temale nagu väga meeldis. Et see ongi see maitse erinevused. Et jah, okay. Ja siia ma panen enda vastuse ka, et igaüks sai mõelda, mis teda õnnelikuks teeb ja mida ta siis õhtul sööma hakkab, aga kuna 90% serotoniinist tegelikult toodetakse soolestikust, ma tean, et kui ma seda muidu küsin publikust, kõik ütlevad šokolaad, kavalam kuulaja siis ütleb see toit, mis teeb mikrobiomi õnnelikuks, et tegelikult siin ongi, et näha kohe, et õnnelik fermenteeritud toidu inimene, et see tegelikult toit, mis toetab teie mikrobiomi, ehk siis pre- ja probiootikumide rikas toit ja selline fermenteeritud toit, et mul ongi siin lõpetuseks võib-olla, mulle tehti ka selline sünnipäevakaart äge, mis teeb õnnelikuks, on kassid teatavasti ja siis hapendatud toit. Et selline mõte siia lõppu, ma panen selle slaidi võib-olla lõpuni, et kuna need mikroorganismid on olulised ja oligi just, et enne siin arutasime, et meeles pidada praegu haiguste aeg, selline kevad tulemas, ütleme, et saame külma, noh, tegelikult see on lihtsalt kõnekeend, et tegelikult me külma ei saa, me nõrgestame oma immuunsust, külma, noh, kui me liiga kaua külmas oleme, immuunsus läheb ka natuke alla ja tegelikult 80% meie immuunsusest töötab tegelikult soolestikus, nii et kui te hoolitsete hästi oma soolestiku eest, sööte seda hapendatud toitu, siis tegelikult on lihtsalt tõenäosus väiksem, et te jääte haigeks. Noh, kui väga suur hulk baktereid teid korraga ründab, siis kahjuks immuunsüsteem ei pruugi ikka vastu pidada, kui näiteks on terve pere haige, siis võib jääda, aga ikkagi vähemalt tõenäosus on parem, kui te nagu seda nii-öelda teete, et ikkagi bakterid ja viirused on need, mis meid päriselt haigeks teevad ja nende vastu siis just saab nagu võidelda. Jah, et siit kokkuvõtteks ongi, et sööge fermenteeritud tooteid ja kiudaineid ja siis olete ka õnnelikum ja tervem. Just, et ma arvan, et see on hea asi, millega kokku võtta. Aga aitäh sulle, Rain, ja aitäh teistele, kes siin kuulasid ja kohtume juba 2 nädala pärast juba uutel teemadel. Aitäh!